täna on vähem sõita ju, 7 tundi. Ja me oleme praegu Charlestownis. Me oleme ööbisime siis Charlestownis, mis on Newcastle'i lähedal. Ja see oli nagu, ma ei tea, mulle ei raske ööne. Sest et Randa jäi magama, ma olin vetsus, meil oli siuke väike, ma siia teingi seda videot, milline meil see place oli, aga järsku käis mingi 3 pauku. Ja ma olin nagu mingi what the fuck, mis see oli. Ja nagu Randa kuulis ka neid läbi une, aga mina mõtlesin, et see oli raudselt tulistamine. Nagu see oli, ma ei tea, ma ei kuulnud nagu nii täpselt neid pauke, kuna ma toimetasin muud asjadega, aga nagu mulle oli küll siuke tunne, et see on tulistamine. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu aga peaks ju Brisbane'is ka uurima nende piirkondade kohta, et mis on nagu, mis see crime rate seal mingites kohtades on. Ja see koht, kus Randa töötab, kuna see on tööstusrajoon nii-öelda või noh, nagu siuke jah, warehouse'id ja sellised asjad nagu laod, siis seal on päris palju nagu, need ei ole inimvastased kuriteod, need on nagu autodesse sisse murdmised, nad varastavad autosid ka. Ja siis on nagu Austraalias on siuke nagu leht olemas nagu mingi crime rate leht. Ma panin sinna selle piirkonna, kus Randa töötab, ma panin sinna ajaperioodi nädal aega ja 6 vargust on olnud. Ja nagu need piirkonna, kus me nagu majutust vaatsime. Me vaatsimegi selle järgi, et me saaks selle Randa töökohale lähedale. Aga kõik, mis on ümber on, need on ka nagu pekkis. Nii et ma ei tea, noh. Ja ma lihtsalt ei saanud magada ja nüüd praegult me sõitsime enda tänavast üles, siis parem poole seal oli lint ees ja see oli politseiauto ja ma olen suhtnud äkki lasti maha lihtsalt. Sest et oli nendega peale neid pauke, need oli vaikus, siis järsku hakkasid koerad täiega haukuma ja siis mingi mees ka räuskas. Tahtsin täiega vaadata, aga mõtlesin, ma ei julge vaadata raudselt, et näha, et ma olen üleval ja siis ma saan kuuli. Jep. Nägite Randa magas praegu. Nii et jah, ühesõnaga, scare times. You said that you feel lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the light. Ja me teeme vähe väikse vahepeatuse siin. Me oleme liiga kiired kohale. Ja noh, sirutuspaus. Ja see on nii ilus. Nii roheline ja nagu Randa ainult jälgib neid puid siin, kui kõrged on. Ja siis väiksed asjad täis ennast natukene nagu tiba, no paar tilgakest. Peitsid on, vahepeal. Mingi lambi puude peale ka kaputsis. Kõgemaks kui seal, mis Griffithid olid. Mis on suht toogine, kui me läheme natuke troopilisse mõsse käimas. Jah, ära kusse, noh. Seda sakka. Aga jah, stay tuned. 7 minuti pärast saan panna. Võtme süütast välja võtta. Ja. Ja nagu päris palju nagu neid niimoodi on nagu üles olla. Ja meil auto nii punnis, et nagu noh, nagu Kreetides, kus me seal detsembris käis ja veits on vahepeal struggle, aga overall nagu Vahepeal peab käigu alla poole rööma. ma muidu meil küla ikka, no hea paugu. Saab hakkama. Pole ammu niimoodi vabat vett näinud. Noh, see ehitus on ka midagi väga ilus, aga et see ehitus on mu lemmik siin. Vaatan, kaugel me saame kõndida. Siin on nii mõnus, siuke nagu jalgtee, siukse. Ma isegi ei tea, kuidas sa kutsuksid seda, mis asi see nagu on. On ta mingi sopp või? See siin või? Jah, nagu see vesi siin. Nagu mangroovid. Olgu. Vaadake vihid. Aga nad on nagu... Papakalana. Või jama. See jah? Ja vaata palju nüüd tuleb siin mida...
tähendab, vot. Hord. Kalt. Kalal on vist parv või? On. Kalaparv. Kalaarmee. Kala. Täpselt sama, mis meil Oli. oli. Näed. Ja siis on siuke nagu vanainimeste kuurort rohkem. Naudivad siin pensionipõlve. Nendes ilusamates ja kõrgemates majas. Vaatavad ülalt alla meile vaesetele rottidele. No nii. Oh, National Geographic, jah. Mhm. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade away? Kuhu me jõudsime, Rando? Gold Coastile. Vene nüüd meelde tegin. Mis vibes on? Kirjelda õhku. Niiske. Rõske. Nice. Aga ei, muidu on natuke oli struggle Muidu- ummikutega, sest et noh, pole harjunud, aga väga jõhker, kui kõrged need majad on ja kui ilusad need majad on. Jah. Ja kui kõht tühi on. Kui tühi kõht on näha. Liinu poiss. Ei, äge. Äge. Oi. Loodame, et me jääme kestma ka siia. Nagu mitte, muidugi me ei jää Gold Coastile, aga loodame, et me jääme nagu selle linna juures kestma ka, Rando rohkem maapoisike. Ja kas ma üldse tööd saan? No nii. Üle pika aja randa näha veits. Ja natuke päikesuloengut ka muidugi. Rando. Esimesel tööpäeval minema. Mis on emotsioonid? Võtsin närv ka sees. Aga täna ma eriti tööd ei tee, me mingi sõidame mööda linna ringi ja Shoppate? shoppame ja ma arvan, et ta näitab mingeid asju ja värk-särkama. Jah, ja ei ole nagu nii pikk tööpäev ka. Jep. Nii et 8.30 seal, 2 juba lõpetan ära seal. jep. Eks siis kuule, peale tööd, peale shoppamise emotsioone. Täpselt. Näitame ikka meie maja väljast on ka. Meie oleme siis selles siin. Ja see on siuke nagu paarismaja. Ja see ongi need, et esimesel korrusel on 2 korterit ja ülemisel korrusel on 2 korterit. Ja need mõlemad korterid on lukustatavate ustega. Ja siis, ma saangi ruumtuuri teha, sest et nüüd see teine paar, kes oli teises korteris, need läksid juba ära. Nii et ma olen üksi kodus kuni kella 3-ni. Üks kuni Rando koju tuleb. Nii et stay tuned, ma varsti näitan sees ka teile. Ja siis meie place ongi siuke, et seal ongi diivan, telekas, kõik. Siis siin on see 3. ja siis meie oma on siin. Siuke
isegi kui ma olen üksi kodus, siis kiso level on kõrge. Igaks juhuks jätan. Ma näitan siis, kui ma siia juba ei näidanud. Meie vainituba. Siuke decent, viisakas. Siis meil on siin suur kapp. Ja voodi. Täällä. Ja siis vaade. Siuke. Nii et jah. Siin me oleme siis nädal aega ja siis läheme ühe Eesti naise juurde, kes elab ühe kohaliku Austraalia mehega koos ja siis seal me saame endale maja alumise korruse. Ja ma seda ootan väga. Jah, Rando tuli peale esimest tööpäeva ennast poputama veitsi. Princess treatment. Mis värvi teed? Neonroosa. Okei, nüüd me jõuame selleni, mille pärast me tegelikult tulime siia. Ei. Nagu me proovime päikeseloojangut vaadata ja nagu parim, mis me leidsime praegult siin on nagu siuke läbi puude. Et mingit ülipuhast nagu siukest kohta ei olegi siin, et Rando räägib ülemusega, äkki saab tulla võtta paar puud maha, et naine saaks päikeseloojangut vaadata. Teeme mingisuguse kuradi 25 kraadi sektori puhtaks ja... Jah. Sest et nagu... Teeme igaks 45. Jah, see on parim, mis me praegult vähemalt siitpoolt näeme. Et nagu tegelikult me nägime sealt sellest nagu selles kohas ka, kus me just käisime. Aga kuna seal pool loobib päike kiiremini, siis nagu tahaks teisele poole ka näha. Aga keeruline sellega võit. Saatus tõigi su siia linna, et sa saaksid võtta puid maha ja teha mulle plata, siis ma saaks päikeseloojangut näha. Jah, ja siin pool Austraaliat ongi see puit, no jama see, et kuradi see... Luuga. Et need linnad ongi nagu enamasti mingi nagu selle mere mingisuguse mäe vahel, vaata. Nii et nagu linnast seda päikeseloojangut nagu väga ei näe äkesti, sest et nagu päike läheb enne sinna mäe taha ära, vaata. Aga noh, päikeseloojangus näeb, kuidas üle mere passi. Jep. Ühesõnaga, millised stragelid. Keegi julge nagu lihtsalt mõnitamise mõtte siis parkis meie kõrvale, aga suht ilus on. Rando teeb kohe striigisnäpi ka sellest. No, telo üles teadest teen. No, leidsin. Päris nice, noh. Kohta, kui sa teed tagant, siis ma saan eest ühe striigisnäpi. Kuna meil oli aega, siis me käisime ühes poes, võtsime seda sularaha välja värki ja siis ostsime muud korpused endale. Ja triitisime ennast uue selle telefonihoidiku. Nagu see oli ka norm, tal ei olnud mitte midagi viga. Aga lihtsalt mitte midagi. Nagu zero. Ta oli väga decent. Väga hea. Aga... Isegi mõned ütleks isegi parem kuus. Aga ühesõnaga, kuna me ostsime need korpused nüüd MagSafe'iga ja need olid nagu... Kuna Rando on ainuke, kes meist tööl praegu käib, siis Sugar Daddy Who on ju, siis need läksid olid natuke rohkem expensive, kui me oleks soovinud, aga vähemalt need MagSafe'i korpused andsid meile võimaluse või põhjuse osta uus telefonihoidika ehk siis veel kulutusi suurendada. Ja. Nii et väga nice. Väga nice. Elu parim otsus. No vaatame. Ja me peaksime jõuame sinna uude kohta 12.13. Ja ma olen nii excited. Sest me saame lõpuks ometi oma asjad lahti pakkida peale nädalat. Tulime just kaubanduskeskusest ja meil on siin Kiisu. Ja, see ongi meie Kiisu Felix. Mitte meie isiklik Kiisu, aga Felix. Ta on hästi siuke, no ta ei ole väga nagu me aruseme, ta ei ole väga nagu siuke inimeste lembeline, vaid ta on nagu siuke tavaline kass, kes tuleb siis, kui ta tahab lihtsalt. Ja sul ei tule ka midagi, no seda meil veel on õnnestunud teha. Aga nii nunna. Oi, sa meeldid talle vist väga. Ise siin õnnetult istun kiivurandal.
loodan ka tähelepanu saada kassi poolt, aga tal on nii mõnus. Aga täna on 13. mai ja me oleme nüüd olnud Brisbane'is 1,5 nädalat ja ma olen still töötu. Kui ära aru saada, siis that's the reason why I'm at home. Aga ideaalne. Aga jah, ma olen kandideerinud Megalt. Sorry. Ma olen kandideerinud Megalt nagu jah, mainly nagu läbi Siigi. Olen mingi agentuuriga käinud nagu rääkimas. Ma ei tea. Siuke nagu veits keeruline on praegult, ma ütleks. Aga I don't give up. I won't give up. Ja selleks, et ma siin kodus lolliks ei lähe nagu ja tegelikult nagu peaks nagu raha säästma. Aga selleks, et ma kodus lolliks ei lähe, siis ma lähen juuksurisse täna. Ja ma ei tea, praegult Prissis nagu see ilm on siuke nagu väike Eesti ilm siin, vihma sajab mingi järgmise nädala aega. Ja ma lihtsalt loodan, et järgmine laupäev on ilm paremaks läinud, sest et Randol on järgmine nädal sünnipäev ja ma kinkisin talle juba sünnipäeva kingi ära ka. Rando ema, minu ema, vabandust, aga Rando läheb langevarjupet tegema. Ta on seda tahtnud kogu aeg teha, meil oli sellest juba Eestis juttu ja nagu praegusel hetkel mulle tundus, kuna me oleme niikuinii juba siin, siis nagu oleks ju mõistlik ära teha, sest et vaatad tõenäoliselt see on, ta läheb teeb Noossal siis, mis on siis 1,5 tundi ülespoole Brisbane'ist. Ja Noossa vaated on nagu mega ilusad. Nii et kuigi kui me vaatasime seda safety videot, siis not gonna lie, mul ka nagu süda hakkas juba nagu puperdama. Nii et jah, sellised asjad, aga Rando ise on nagu väga elevil. Ja pole ärge meid maha lööge, me lihtsalt mõtlesime, et me pole ärge mind maha lööge. Ma olen see kurja juur, aga ta saab igast mingi pilte ja video ka sellest. Nii et ma loodan väga, et ta lihtsalt teeb seda korrellus, et ta rohkem nagu ei taha teha. Ja nagu ta ise arvab, et sealt kas kaks võimalust, nagu mis emotsiooniga ta lõpetab, kuna ta hetkel siis siin seda arboristi-värki teeb, aga ta ei ole väga palju praeguseks hetkeks on nagu just nagu ronida, nagu mõned üksikud puud nii-öelda. Aga tema sõnutsi 2 võimalust, mis sellest välja tuleb, kas ta hakkab pärast hüpet nagu räigelt kõrgust kartma või kõik need puukõrgused on nagu suht mõttetud talle. We'll see. Aga see kõrgus, mille pealt tema hüppab, siis on 4 kilomeetrit. Ja koos instruktoriga ilmselgelt. Üksi ma isegi mõtleks selle peale. Ja see firma, kellega ta hüppab, siis on ikkagi Austraalias suht teada tuntud selles mõttes nagu inimesed kiidavad. Nii et kõik peaks olema nagu super hästi. Ja Rando oli üks töökaaslane. No, ma ei tea, Rando ütleb, et ta on nagu vanem mees, aga ta vist tegelikult on mingi, päriselt tegelikult on ta vist mingi 40-ndates, nii et aga miks ta ütleb talle vana mees, et ta pole hambaid, eks ta on hambutu nagu. Ja jah, ma ei tea, mis update veel on. Ega väga midagi nagu üli uut ja ülimega midagi uut tänavat ei ole toimunud. Ma lihtsalt nagu täiega tahaks tööle juba minna, sellepärast et nagu mida kauem ma kodus olen, seda raskem mul on kodus pärast ka siit välja saada.
teades ennast, nagu ma harjun alguses mul nagu oligi, me kolisime siia pühapäeval. Ja nagu mis natukene teeb mul raskemaks nagu selle töö leidmise on see, et me jagame 2 peale ühte autot ja Randa käib selle autoga poole tunni kaugusel siis siit. Aga nagu väga paljud kohad nagu ütled, et you're on reliable transport ja bla bla bla. Nii et ma ei teagi, kuidas nagu sellega läheb, aga ühesõnaga, et see on natuke keeruline. Nagu muidugi ma tahaks mingit assisteerivat kohta. Oleks kõige lihtsam. Aga praeguseks ei ole nagu jopanud. Mis veel? Ega vist praegu ei olegi rohkem midagi. Stay tuned. Mul on kell on praegu 8:23 ja mul on kell 9 aeg. Ma peangi nüüd bussi peale minema. See oleks lähedal mingi bussi 10-15 minutit. Nende fingers crossed, et ma ei tule mingi veel rõvedama rotina välja sealt. Ma nagu crazy person, aga oh my god, lihtsalt. Ma olen juba 2 tundi olnud siin ja mul on kann nii valus. Aga ma olen väga excited tulemise pärast. See on siis minu soeng. Ma vaatan äkki mõte mingi editisi. Ja tegelikult ma ei oska teha vist. Aga siuke fresh. Ja ma unustasin mainida, kaua ma seal juuksuris olin siis päriselt. Ma läksin kell 9 ja kell praegult mis saab 1, nii et põhimõtteliselt 4 tundi. Mida pekki. Aga nagu ja noh, maksis ka niimoodi nagu decently, aga vähem ma rahul. See andis mulle uue hingamise. Ja, vot. Proovin Randa reaktsiooni siis pinti saada. Ei kuule. Ei kuule üldse midagi. Ma mingi koputasin, et sa tuleks asjaks mind sisse. See praad on kuulda. Nii. No nii, võta siit kinni. Tahab sellest. Jah. Nii, võta nüüd ära. Oh my god. See spinni. Või nüüd ma vaatan tagant. Tagant. Mulle väidab meeldib see. Kuidas sulle on? Sulle meeldib või? Jah. Minu võiks jumala hästi soovida. See on nagu siukene nagu... Tähendab sulle siukest taussi valigi. You said that you've been lonely, makes you cold as ice.